ma jõudsin eile nii kaugele, et ma panin need veekanistrid ja gaasiballooni sinna sisse. Et ma tegin sinna sellise 2,5 sendise astme, et need poldid, millega ta põhja alla kinnitub, et need kuidagi ei hakkaks neid veekanistreid segama. Ja siis puurisin ka 2 auku, et see gaasiballooni klamber panna kinni. Aga täna hommikul siis jõudsin teha veel selle ukse piida ja nüüd on selline huvitav asi, mis ma arvan, et see võib töötada päris hästi. Ühesõnaga, et küsimus on selles, et kuidas need veekanistrid seal sees liikuma ei hakkaks ei üles alla ega edasi tagasi, kuna mõlemad on 16 liitrit, kokku on see 32 liitrit, see on 32 kilo, et see on nagu omajagu ja nad peaksid olema fikseeritud. Et siis mõte on see, et ma sain selle idee tegelikult selline YouTube'i tüüp nagu Chrome, ta on Kanada tüüp, ta YouTube'i channeli nimi on Van City, Van Life. Ja ma vaatasin, et temal oli tehtud natuke küll teismoodi, tal on need paagid külili, aga põhimõtteliselt sul tuleb selline toru, mis iganes, näiteks alumiiniumtoru, tuleb nendest käepidemetest läbi ja ta on põhimõtteliselt see toru on fikseeritud ja sa saad ta välja tõmmata, uuesti sisse panna, siis need ei pääse kuhugile liikuma. Ja ma mõtlesin, et okei, et mul on tegelikult kodus oli see 25 mm alumiiniumtoru sellest kardinapuu projektist alles, et ma peaksin nüüd mõtlema lihtsalt, kuidas seda toru sinna vahele kinnitada. Ja see oli ehitus ABC-s vist, jah. Tegelikult neid oli mujal ka müügil, olid ühesõnaga sellised, nende asjade nimed on garderobipuu garderobipuu seina kinnitused, garderobipuu kandurid ja riidepuu kandurid, midagi sellist, ühesõnaga, mis on mõeldud, neid on erinevas mõõdus, aga oli olemas ka 25 mm-seid, et need tulevad siis sinna otstesse, kus siis saab splindi veel läbi panna, et see toru ei hakka välja tulema. Selle alumiiniumist riidepuu kinnitussüsteemiga võib päris rahule jääda, et enne võib-olla kõik sellepärast, et see töötab ja see võttis ainult mingi pool tundi aega, et see valmis teha, et tavaliselt ma jään mingite detailidega nikerdama ja siis ei ole üldse mingit progressi näha, aga vahelduseks on tore, kui lähevad asjad kiiresti. Järgmisena peaks selle kapi ukse ette panema, et ma tegin väikse testi ära, panin sinna alumiiniumliistud vahele 2 mm-sed, et ta igalt poolt hoiaks ennast võrdselt, kuna seal CNC pingis ma lasin niimoodi ta lõigata, et on 2 mm siis väiksem see uks kui see paneeli äär. Aga eks ta natuke on kõveraks tõmbunud ajaga see vineer
et päris sirgelt hetkel ei püsi seal ees, aga noh, tast ei ole hullu, et need hinged ja lukk tõmbab ta võib-olla sirgeks tagasi. Aga ma ei tea, ma teen endale väikese tee ja siis võib edasi teha, et peab vahepeal võileiba ka sööma. No nii. Kapi uks on ees, hinged on küljes, lukk on küljes, kõik on täpne, kõik töötab. Need on siis Hiina omad sellised eBay's tellitud hinged ja lukud musta värvi plastikust, pigem sellised odavad, aga kuna nad on mõeldud jahtidele, siis töötavad bussis ka väga hästi ja see iseenesest see sound on päris hea, kuidas ta läheb kinni, ma kohe teen demo ja siis ja tõmbas ilusti selle ukse sirgeks ka, et kõik näeb väga ilus välja. Nii, paneme fookuse. Hopsti. Et võib pidada jälle täitsa edukaks soorituseks. Et varsti saab hakata sisse panema neid elektrijuhmeid ja voolikuid ja ka pumpa.